6. kiri. Miks Jumal lõi saatana? 6. juuni 1989. Kallis Greg. Vot, see viimane oli alles pauk. Nagu sa oletasid, oli minu arvates paljugi sellest üsna vastuvõetamatu. Ma usun, et ma võin mõista sinu seletust Jumala poolt loodud piiratud olemusest, aga see kuradi värk jääb liiga kaugeks. Siiski, ma pean tunnistama, et see maailm näib pigem olevat üks nii-öelda lahinguväli kui kõiki armastava Jumala kunstiteos. Ma arvan, et kui keegi sellist Jumalat usuks, peaks ta uskuma ka sellist nii-öelda kosmilist konflikti, millest sa kirjutad. Aga minu jaoks näitab see veel kord, et sinu arusaamine Jumalast on täiesti vale. Igal juhul on mul selle kohta veel küsimusi, kui sa minust veel tüdinud pole. Esiteks, ma imestan selle üle, kuidas sinusugune Princetoni ja Yale'i ülikoolide lõpetanu saab uskuda midagi inglite ja deemonite taolist. Mõte, et on olemas nähtamatud olendid, kes võivad maailmas teha head või kurja, tundub tulenevat filmist Tähtede sõjad või keskaja ebausust. Teine küsimus on selline. Miks Jumal üldse lõi saatana? Nüüd sa tõenäolisest vastad, et kuri olla oli saatana enda vaba valik. Aga kui ta oli loodud nii imeliseks, siis kuidas sai ta teha nii halva otsuse? Halvad inimesed teevad halbu otsuseid. See teebki nad halvaks. Head inimesed teevad häid otsuseid. See teebki nad heaks. Kui saatan oli nii hea, kuidas sai ta teha halva otsuse ja nüüd eeldatavasti teeb nii palju kurja? Sama küsimus käib tegelikult ka inimkonna kohta, kui ma hästi järele mõtlen. Kuidas saavad kõik Jumala inimesed, kes algselt loodi headeks, nii halvad olla? Sa püüdsid Jumalat välja vabandada looduskatastroofide ees, näidates, kui hoolimatud ja mittearmastavad on inimesed. Ja ma olen nõus. Aga nüüd ma mõtlen, kas see vabandus ikkagi kehtib. Lõppude lõpuks ta ju lõi meid. Kas pole nii? Ta andis meile oma iseloomu. Kas ei peaks siis ikkagi teda süüdistama? Veel üks asi tuleb mulle meelde. Katoliku kirikus õpetati mulle, et taevas on jääv koht. Kui sa sinna satud, siis sa oledki seal igavesti. Aga saatan oli ju oletatavasti taevas, eks ole? Kuid ta langes ikkagi. Kas sa arvad, et inimesed võivad valida kurja isegi siis, kui nad taevas on? Ja kui mitte, siis miks pagana päralt ei loonud Jumal inimesi kohe taevasse, et säästa meid sellest maapealse elu kannatusest? Ma vist ikka mõtlen, et miks peab Jumal riske võtma? Näib, nagu iga küsimus viiks 10 lisaküsimusini. Greg, kas me sinu arvates oleme kuhugi üldse välja jõudmas? Mitte, et mul kirjavahetuse vastu midagi oleks. Mu aju ei ole aastakümneid niimoodi pidanud töötama ja ma naudin seda. Aga ma mõtlen, et äkki sa tüdined sellest. Ma saaksin sellest täiesti aru. Armastuses, isa. 18. juuni 1989. Kallis isa. Ära hetkekski mõtle, et ma sinu küsimustest tüdinenud olen. Ma naudin seda. Isegi kui vaatamata mu ponistustele mul sinust jutlustajat teha ei õnnestu, pean ma meie dialoogi palju väärtuslikumaks kui aega ja energiat, mida me selle peale kulutame. Aga see ei puutu praegu asjasse, sest varem või hiljem sa hakkad uskuma. Küll sa näed. Lähme nüüd sinu küsimuste juurde. Esiteks ma mõistan,
kuidas see nii-öelda kosmiline konflikt võib sulle tähtede sojana tunduda. Kunagi mõtlesin mina samamoodi. Aga praegu tundub see mulle igati mõistusepärane. Mis on siis nende vaimsete olendite nähtuse juures nii vastuvõetamatut? Miks peaks mittefüüsiliste isikuliste olendite nähtus olema keerulisem füüsiliste ja isikuliste olendite nähtusest? Kui eksisteerivad meiesugused teadvusega olendid, asjaolu, mis on iseenesest märkimisväärne, miks peaks siis välistama teistsuguste isikuliste olendite eksisteerimise võimaluse? Ma arvan, et see, mis lisab asjale ulmekirjandusliku maigu, on kõik need tobedad pildid inglitest ja teemonitest, mida me näinud oleme. Aga sellel, millest mina räägin, pole nende joonistega mingit pistmist. Vaata, kas sinu arvates ei ole nii, et mida rohkem me universumit tundma õpime, seda imelikum ta näib? Kvantfüüsika tegeleb praktiliselt ainult universumi sellise valdkonnaga, aatomisisese tasemega, mis on peaaegu täiel määral nähtamatu. Me mitte ainult ei näe, aga me ei saa ka ette kujutada, millised näevad välja footon, neutron, kvark ja nii edasi. Me võime ainult sõnastada nende käitumist matemaatiliste võrrandite abil. Tegelikult ei näe me valdavat osa reaalsusest. See hämmastab mind, kui ma mõtlen, et praegusel hetkel läbivad mind muusika ja häältega raadiolained. Aga sa ei teaks seda, kui sa raadiot sisse ei lülitaks. Seega ei tundu mõte nähtamatute olendite olemasolust minu jaoks nii metsik. Minu jaoks pole vastuvõetamatu ka asjaolu, et need olendid võivad teha head või kurja. Kui universumis võivad elada füüsilised moraalsed olendid, siis miks mitte ka mittefüüsilised? Loomulikult ei usuks ka mina selliste olendite olemasolu, kui mul poleks piisavaid tõendeid selle kohta. Tõepoolest, on veider midagi taolist meie kultuuris uskuda, aga minu arvates on selle uskumine hästi põhjendatud. Ma usun, et mul on head põhjused uskumaks, et Jeesus on Jumala poeg ja et Piibel on Jumala sõna. Nende põhjuste juurde peame millalgi jõudma. Kui nüüd need kaks autoriteetset allikat maalivad pildi vaimsete jõudude poolt mõjutatud maailmast, siis minu põhjused nendesse allikatesse uskumiseks on ka põhjusteks vaimsete olendite olemasolusse uskumiseks. Siiski võlgnen ma sulle ja ka endale tänu selle eest, et me püüame vastata usu kohta täiesti õigustatult tõstatatud küsimustele isegi enne, kui oleme mõelnud selle usu aluseks olevate autoriteetsete allikate üle. Sa oled esitanud terve rea väga häid üksteisega seotud küsimusi. Ma püüan neile korraga vastata. Keskne teema on minu arvates see, et kuidas võib hea loodus valida halba. See teema peitub sinu saatana langust ja inimeste patu poole kaldumist puudutavates küsimustes. Samuti on see sinu taevast puudutava küsimuse taga. Eeldatavasti on taeva elanikud täiuslikult head ja seetõttu ei lange kunagi. Miks ei loonud Jumal meid siis kohe alguses sellisteks? Mina arvan järgmist. Nagu ma varasemas kirjas kirjutasin, vajab armastus vabadust. Selle peab valima. Mida suurem on armastuse võimalikkus, seda suurem on kurjuse võimalikkus. Me vist mõtleme selles osas sarnaselt. Kuid minu arvates see ei tähenda, et armastus peaks igavesti üks nõrk värk olema. Meil on kalduvus saada oma otsustes sarnaseks. Mida enam me midagi valime, seda enam me selle millegi sarnaseks saame.
Me kinnistame pidevalt oma identiteeti oma valikute kaudu. Iga tehtud otsus annab impulsi selle otsuse poole liikumiseks. Minu arvates võib seda tõestada lihtsalt inimesi jälgides. Ma tundsin kord ühte vana daami, kes oli kõige inetum, kibestunum ja pahatahtlikum inimene, keda ma eales kohanud olen. Aga mulle on räägitud, et noorena oli ta ilus, meeldiv suhtleja ning hea huumoritajuga. Kuid kui ta oli 19-aastane, põgenes ta Kihlatu koos tema õega 3 päeva enne nende pulmi. Loomulikult oli ta alandatud ja haiget saanud. Aga traagiline on, et ta otsustas vihata ja mitte andestada oma õele ja endisele Kihlatule oma elu lõpuni. Ta õel oli väga kahju sellest, mis ta teinud oli, ja püüdis asja parandada, seda 50 aasta jooksul, kuid too naine ei teinud sellest väljagi. Iga otsusega armastuse ja andeks andmise vastu kinnistas ta eneses kibedust. Sarnaselt kõikide negatiivsete tunnetega, mida pika aja jooksul hellitatakse, oli lõpuks ka selle naise elu üle alati üks kibeduse vari. Tema otsuste tõuked muutusid vastupandamatuks. Tema enam ei valinud, ta lihtsalt ei saanud enam teisiti otsustada. Kõik headus, mida Jumal selle naise jaoks tahtis, kadus korduvate viha valivate otsuste taha. See, mis algselt oli tema otsus, sai lõpuks tema olemuseks. Nii on minu arvates igas meie elu valdkonnas. Mida rohkem me mingis suunas valime, seda raskemaks muutub vastupidise valimine, kuni lõpuks oleme oma otsuses kinnistunud. Meie iseloomu impulss muutub takistamatuks. Me loome oma iseloomu otsustega ning iseloom omakorda mõjutab üha enam meie otsuste tegemist. See on vabade, loodud olendite olemuses ja ma ei näe võimalusi, kuidas see saaks teisiti olla. Elu on vist mäest alla veereva lumepalli sarnane. See, mis käib armastuse kohta, kehtib ka kurjuse kohta. Oli aeg, kui ma pidin otsustama Shellyt armastada. Samuti oli mul väga hea võimalus valida teda mitte armastada. Ja vastupidi. See oli nii-öelda prooviaeg, mida võib nimetada käimiseks. Mida enam me otsustasime armastuse kasuks, seda vähem me pidime taolisi otsuseid tegema. Seda vähem oli olemas võimalus otsustada mitte armastamise kasuks. Ja kuigi praegu on minu armastus tema vastu vabalt valitud, on see tegelikult osa minu loomusest. Ning lumepall veereb edasi. Armastus peab alati algama vabalt, kuid selle eesmärk on saada mitte vabaks. Mitte olla võimeline mitte armastama on armastuses kõrgeim vabaduse vorm. Seepärast on Jumal täiesti vaba, aga siiski ütleb Piibel, et ta ei saa pattu teha. Olles igavene, ei vajanud ta selleni jõudmiseks seda nii-öelda prooviaega. Mina mõistan seda nii, isa, et kõik olendid, keda Jumal loob selleks, et nendega armastust jagada, peavad läbima selle nii-öelda prooviaja. Millal nad otsustavad, kas armastada või mitte armastada? Neid ei saa lihtsalt taevasse elama luua. Kui otsus on kord langetatud, siis mingi aja jooksul, olenevalt nende iseloomust, kinnistuvad nad oma otsuses. Piibel peab selle all silmas taevast ja põrgut. See tähendab inimese iseloomu igavikustamist. Lutsifer oli suurim kõigist loodutest mitte sellepärast, kes ta tegelikult oli, vaid sellepärast, kelleks ta võis saada. Tema suurus seisnes selles hunnituse armastuse potentsiaalis, mis tal oli. Samas viitas see ka tema mõeldamatult suurele kurjuse potentsiaalile. Erinevus sai alguse otsusest.
erinevus Hitleri ja ema Theresa vahel algas kuskil ühe väikese otsusega. See oli minu arvates ka inimkonna headus, nagu ta loodud oli. Sellest räägibki piibellik Aadama ja Eeva lugu. Meil oli ja on potentsiaal olla uskumatult suure armastusega olendid. Kuid see tähendab, et meil oli ja on potentsiaal olla uskumatult suure hävituse olendid. Ning suurel osal teeme meie ise endist ühe või teise. Sellega ma lõpetangi, isa. Üksikisikute elude puhul kehtiv lumepalli efekt käib ka ühiskondade ja inimkonna kohta üldiselt. Me võime seda ise näha ja piibel õpetab selgelt, et inimkond on mäetipust kaugele allapoole veerenud ja valele poole. Sa küsisid, kuidas võib kogu inimkond nii nässus olla? Siin ongi põhjus. Kurjus kaldub levitama kurjust nii üksikisikute kui ka ühiskondade tasemel. See on osa sellest, mida kristlik teoloogia nimetab päris patuks. Isa, piibli sõnum on, et me igaüks eraldi ja kõik koos oleme liiga kaugele läinud, et ise endist teha inimesi, kelleks Jumal meid algselt lõi. Me ei saa omal jõul teha end õigeks Jumala ees, üksteise ees või isegi iseendi ees. Me vajame uut algust, uut loomist, puhast lehekülge. Ning see on evangeeliumi järgi Jumala and Jeesuses Kristuses. Ta sai inimeseks, elas oma elu ja suri ristil, et meid täielikult lepitada Jumalaga ja anda meile uus elu. Elu Jumalalt. See on kättesaadav kõigile, kes tahavad uskuda. Ainus viis saamaks olendiks täis elu, rõõmu ja rahu, nagu Jumal meid alguselt lõi. Nagu Jumal meid algselt lõi ja ainus viis sellises olekus igavikuliseks saada, see on kingitusena vastu võtta. Selle kingituse saame Kristusega suhet alustades. Põhjus, miks ma sinuga usu üle arutlemast ei väsi, isa, on see, et ma väga soovin näha sind Kristusega suhet loomas ja uut elu alustamas. Armastan sind alati. Greg.